jalgpallipodcast Kris küsib. Tere sõbrad! Alustab jalgpallipodcast Kris küsib oma kõige esimese episoodiga. Tänaseks minu kaaslaseks ei ole keegi muu kui Paide enda poiss ja minu hea sõber Siim Lots. Tšau mees! Tere Kris! Nii, Siim, alustame siis algusest. Nüüd tuleb jälle hakkida. Nii, alustame siis algusest. Paide ja lapsepõlv. Jah, et Paides üles kasvanud ja Paides ka jalgpalluri teed alustanud, et mis ma oskan öelda, oli selline väga aktiivne lapsepõlv, kus sai, ma arvan, kõiki spordialasid harrastatud, aga lõpuks jäi asi selle peale, et jäingi jalgpalli juurde ja väga meeldis ja ma arvan, et ma olen väga õnnelik, et ma selle jalgpalli teekonna valisin ja eks ta nii on välja kujunenud, nagu ta välja kujunenud on, et ainult positiivsed emotsioonid. Kes oli sinu kõige esimene treener? Jah, et Paides siin oli algul vähe keerulisem, et Paides trenne algul ei olnud, et me käisime üldse Kehtnas vist bussiga koos, et kõik koos saime Paides kokku ja siis bussiga läksime Kehtnasse, et esimene treener oli Kristjan Vestung ja sealt edasi siis Viktor Mets ja Surab oli näiteks Gruusia juurtega, et ka neid on saadud proovida, et trenne. Oleme ausad, et see ilmselt pole Paide poiss, kui Metsaviki pole sind isegi mitte ühte päeva treeninud. Jah, seda võib öelda küll, et ma arvan, kõik poisid on Viktor Metsa juurest läbi käinud, et ma arvan jah, et ta on nagu suurepärast tööd teinud noortega ja on näha, et nendest sirguvad nagu head mängumehed. Selge pilt, aga kuidas sa jõudsid Eesti koondisesse, sest oleme ausad 43 mängu ja 4 väravat, mis pole ka üsna halb tulemus? No eks ta käib jalgpalluri karjääri juurde, et eks ma arvan, iga noore poisi unistus on kunagi Eesti koondist esindada, ja minul samamoodi, et ma mäletan, ma käisin isaga veel vaatamas Eesti-Hollandi mängu, kui see Lilleküla staadion siis avati vist, et seal ei olnud veel tribüüne ei olnud ja inimesed istusid seal selle betooni peal kuidagi, et nagu see oli nagu omamoodi kogemus, aga jah, eks ta karjääris ole tähtis samm, et ma arvan, koondist esindada, sul on tugevad mängud erinevate siis riikide vahel, ja eks ta ole rohkem nagu auasi ka, et koondist tahad alati hästi esindada ja muidugi see melu seal juures, et koondise mänge alati külastab palju rahvast ja ma arvan, eks ta ole siuke võimas tunne. Aga milline koondisest kõige meeldejäävam ehk on olnud? Või värav või üleüldiselt mäng? Jah, eks neid ole mitmed, et võib-olla algselt siis debüüt kindlasti on väga, väga märgilise tähendusega ja kindlasti ka esimene värav võib-olla, et mäletad sa, kelle vastu oli esimene debüüt sul? Debüüti kas Tadžikistan või Liechtenstein või? Mul on faktid on selgeks tegemata, aga värav oli vist esimene värav, ma mäletan, oli ma arvan, see oli Personi ajal veel kui millega kui ma lõin, siis ma selle väravaga võitsin veel hõbepalli ka, nii et see oli jah, nagu väga, väga äge sündmus. Uhke tunne oli sees? Kindlasti jah.
Nii, liigume siis järgmise küsimuse juurde. Mis klubides oled mänginud? Oskad sa neid nimetada? Eks ma ikka jah, suudan need välja öelda, aga Eestis siis alustasin Flora süsteemis ja jõudsin lõpuks Flora esindusmeeskonda, kus siis on ka minu ainukesed siiamaani 2 Eesti meistritiitlit. Treeneriks oli siis Martin Reim ja Janno Kivisild, et ma arvan, et see periood oli mulle endale väga meeldis ja oli siuke väga hea õhkkond seal, et sealt edasi ma läksin vist Rootsi Norrköpingusse, kus siis juba Joonas Tamm näiteks mängis ees ja oli tuttav nägu oli ees ja siin oli nagu lihtne minna, et siis ma olin vist aasta mängisin Rootsis ja siis peale seda mul oli veel muidu vist aasta veel lepingut, aga kuna hooaja lõpus väga palju mängida ei saanud ja ise noor ka ja arvasin, et et võiks mingi muutuse tuua, siis lõpetasime nagu poolte kokkuleppel ära, aga siis jäi täitsa mul tegelikult uus klubi leidmata ja ma olin üldse aasta praktiliselt ilma klubita. Ja peale seda maandusin Levadiasse, kes oli väga huvitatud ja siis peale Rootsit ma tulingi tagasi Eestisse ja mängisin Levadia eest 1,5 hooaega. Ja peale Levadiat oli siis Tšehhi kõrgliigasse, kus ma peale Levadia, meil oli Levadiaga veel euromäng Slavia Prahaga ja siis peale seda Slavia Praha mängu ma jäin otse Tšehhi ja siis liitusin Bohemiansiga, kus mängisin ka 2 hooaega ja peale Bohemiansit Teplice ka Tšehhi kõrgliiga, mis jäi mu viimaseks välisklubiks. Peale seda tulin Paide linnameeskonda ja siiamaani mängin Paide linnameeskonnas. Omalt poolt veel tahaks lisada, et sa ilmselt unustasid ka ühe Eesti klubi, kus sa oled palju mänginud ja selleks on Viljandi Tulevik. Viljandi Tulevik oli ka jah, seal vahepeal kuskil. See oli, kui ma olin juba Flora esindusmeeskonnas, siis mingi hetk ma läksin laenule Viljandi Tulevikku. Sul on õigus, jah? Küsime siis sellise küsimusega. Mida tähendab ühele Paide poisile eriti välisleping välismaal? Mida ta ikka tähendab selles mõttes, et nagu ikka ma arvan ka teistes eluvaldkondades, või selles mõttes, et samm edasi karjääriredelil, et samamoodi nagu tavainimesed käivad tööl, teevad tööd, siis eks nad üritavad ka kogu aeg karjääriredelil samme edasi teha, et sama on ka sportlasel, et jalgpallis on võimalik nagu ka tõusta kuskile kõrgemale ja liituda tugevamate klubidega, et eks samamoodi ka mina üritasin karjääri teha ja kuskil ka tugevamas liigas mängida, et. Nii. Peale jalgpalli on ka veel muud. On sul hobisid? Eks ikka mingid hobid on, et kunagi juba noorena olen palju näiteks venna ja isaga kalal käinud, mis väga meeldib, et ma arvan, selleks hobiks võiks kalapüük olla, et ma arvan, et see on niisugune hea, rahustav ja toob nagu sellest pingeolekust või sellest, mis see sportlase elu on, et toob nagu maa peale ja saad rahulikult lõõgastuda ja rahulikult kala püüda, et meil vennaga on nagu selline hea komme, et vahepeal lepime mingi aja kokku ja siis lähme näiteks kuskile jõele, et meile meeldib näiteks jõeforelli praegu püüda, et käime koos, saame rääkida, arutada kuskil metsa vahel põõsa sees seal, et rahulikult saab kala püüda, ei ole mingi argiprobleeme, midagi, lihtsalt
mõnus olemine. Arusaadav. Nii on küll kehva öelda, aga ilmselgelt hakkab su profikarjäär lõpule jõudma. Mida sa sooviksid veel mängijana saavutada? Kuna peale Tšehhi kõrgliigas veedetud aega liitusin Paide linnameeskonnaga, siis algne soov või siis oli, et Paide linnameeskonnaga meistritiitel saada, et kahjuks see on veel saavutamata, et selle aasta sees eks me üritame ja kui võimalik, siis kindlasti anname endast maksimumi, aga kui mitte see aasta, siis äkki järgmine aasta, et kindlasti see soov on, et alati, kui ma olen Gerdiga koos ka rääkinud, siis see on olnud üks mu enda nagu soovidest, mis ma sooviks Paidega nagu saavutada, et Oled sa mõelnud, kui sa ei oleks sidunud ennast jalgpalliga, mida sa täna teeksid? Ise arvan, et kuna mu isa tegeles seal ehitusvaldkonnaga ja sellega, et siis arvatavasti ma oleks ise midagi taolist valinud, et kuna mul ka õemees on seal samas valdkonnas, siis ma arvan midagi sinna kanti, et mingi ehitusvaldkonnas. Nii. Igal mängijal on oma pärad. Mida sina enne ja peale mängu teed? Ja kuidas pinged maha võtad? Et jah, mul nagu selliseid spetsiifilisi ei ole, et pean mingi teatud muusikat kuulama või kuidagi, et ma võtan nagu rahulikult jooksvalt, kuulan oma keha, vaatan, mis vaja on enne mängu, kas eks kindlasti mängueelne siis päev on nagu tähtis, et saaks korralikult süüa, puhata, magada, et need on tähtsad nagu sportlase puhul ja ega seal midagi utoopilist ei ole, et täpselt samamoodi, et sellised basic asjad, et millele tuleb, ma arvan, võib-olla rohkem rõhku panna lihtsalt, aga või jälgida, et siis sooritus järgmine päev nagu ei kannataks. Miks just 19? Kust kohast tuli see number su särgile? Tean, et koondises oli mingi aeg, et alati ei olnud nagu kindlad numbrid, siis seal vahetusid. Ma olen olnud nii 11 kui 17 kui 19. Aga kui ma näiteks Paidega liitusin, siis 19 oli vaba ja siis ma selle valisin, et mul ei ole kunagi olnud nagu, et ma peaksin mingi teatud kindla numbriga mängima, et jah, noorena võib-olla, kuna ma olin nagu vasak ääreründaja, siis et nemad on tavaliselt number 11, siis ma kindlasti mängisin number 11-ga. Aga muidu jah, nagu see on lihtsalt, kuna number oli vaba ja ma sain seda kasutada, sain selle endale, siis siiamaani ma olen jah, Paides olen näiteks mängida number 19-ga, et mingit midagi erilist selle taga ei ole, et see on lihtsalt, ma arvan, see on lihtsalt number seljal, et see võib ükskõik mis number olla. Nii. Palju sul seda vaba aega ei ole, aga kui siiski, mida ette võtad ja mida teed? Eks mingitel hetkedel ikka ole vaba aega, et ei saa öelda, et üldse vaba aega ei ole, aga suurem osa ajast mul on 2 last, naine, samamoodi nendega on vaja tegeleda ja samamoodi väljasõitudel käia või eks me ürita minu vabu päevi siis
siis panna niimoodi paika, et kui on minu vabad päevad, siis me koos midagi teeme ja eks see niimoodi, ma arvan, peakski välja nägema, et lapsed ja naine saaks ka tähelepanu ja samamoodi elu nautida. Ühel päeval on karjäär läbi. Mis edasi? Ja eks igal sportlasel saab kunagi karjäär läbi, et ma väga nagu selles mõttes otseselt nagu muretsenud ei ole, aga eks ma mingil määral olen mõelnud selle peale ikka ja see on nagu see on loogiline, see on nagu loogiline käik ja selle aasta alguses ma näiteks mingi aeg hakkasin tegema neid treeneri pabereid vaikselt, nii et eeltöö on juba tehtud mingil määral? Ei, kindlasti jah, et mingil määral ma tahaks kindlasti algul või mingis osas siis jalgpalli juurde jääda ja kui sellest nagu areneks midagi edasi, et see oleks kindlasti väga positiivne, aga kunagi ei tea, mis elu toob ja eks kui see aeg kätte jõuab, siis saab asjad nagu rohkem selgemaks. Sa mainisid, et tahaksid jalgpalli juurde edasi jääda. Kas see oleks pigem treener siis, spordidirektor või mine sa tea äkki hoopis klubi president, mida mõned mängijad on teinud? Jah, et eks ma algul mõtleks nagu treeneri ametist, et mul on alati meeldinud näiteks see mõte, et ma oleks nagu noortetreener. Meeste osas ma veel ei näeks ennast võib-olla kohe algselt, aga kindlasti enda karjääris siis saadud teadmisi, eks ikka sooviks nagu edasi anda ka noorematele põldudele, et see oleks jah, üks variantidest siis. Kõigil on mänge, mis on jäänud eriliselt meelde, mis on samuti jäänud ka kripeldama. Oskad sa mõned neist nimetada, Siim? Esimesena, mis meelde tuleb, on kindlasti, ma arvan, Paide linna meeskonnaga see karikavõit, kus ma siis lõin värava, et see oli mu enda jaoks väga emotsionaalne. Mis ma veel oskan, kindlasti esimene meistritiitel oli kindlasti väga suure tähendusega. Ja ma arvan, koondise esimene värav ka, et need on lihtsalt võib-olla rohkem nagu märgilise mu enda jaoks nagu täis. Et märgilisema täisega, et kui need mingid teised mängud, aga jah. Isegi mina mäletan ühte su löödud väravat Nõmme Kalju vastu, mis trall ja pidu ja möll läks vippruumis lahti, sest siis me saime tänu sellele eurosarja. Jah, et sellega kaasnes jah, et esimest korda ei olnud see, et see oli ju... See oli Nõmme Kalju vastu löödud värav. Tänu sellele me saimegi, sest et me jäime ju välja. Muidu. Nii. Sinu lemmikklubi ja lemmikmängija? Pean silmas nii, kas Eesti, välismaa? Nooremana mulle meeldis Manchester United, aga kuna seal mingid toimusid nii suured muudatused, siis enam nad mind väga ei sümpatiseeri või ma ise olen vanemaks saanud ja võib-olla nagu sellist otsest lemmikut enam ei ole, aga mängijana mulle kunagi näiteks meeldis Zlatan Ibrahimović, kes oli nagu selline lahe kuju väljakul ja seisis oma asjade eest, ja muidugi ka väga hea mängija, et ta nagu selliseid koledaid väravaid väga ei löönud alati, tal olid väga efektsed need, et võib-olla jah, Zlatan oleks see siis mängijaga. Aga võib-olla, kuna ta ka on karjääri lõpetanud, siis võib-olla hetkel mul ei olegi seda mingit lemmikmängijat nagu uuest generatsioonist, et
alati raske kedagi välja tuua nii. aga klubiga mitte? Otseselt jah, ei ole niimoodi, et jälgin kedagi välismaalt, et pigem jah, et kui on need meistrite liiga mängud ja need, et neid ikka jälgin, aga otseselt niimoodi, et kellegile kaasa elan, siis seda mitte jah. Ei ole ka mingit teatud lemmikud liigat, et pigem see Inglismaa või Saksamaa äkki Hispaania? Ei, otseselt ei ole. Ja eeskuju ka ei ole või kedagi, kes on nagu terve elu on sinu suur eeskuju või keegi? Ei, lihtsalt kuna ma ise olen väga kehv nagu jalka vaataja, siis on võib-olla jah, võib-olla ei ole seda sellist connectionit tekkinud nagu, et pigem kui ise oled jalgpalli sees kogu aeg, siis on võib-olla kodus parem üldse hea ennast välja lülitada ja näiteks, ma ei tea, vaatad korvpalli või vormelit või. Selge. Siim, kuna sa enam ei olnud teadsid neid küsimusi, mis ma sulle esitan, aga siit tuleb ka väikene nii-öelda vingerpuss nüüd sulle. Ütle, Siim, kui sa ühel päeval ei ole enam Paide linna meeskonna mängija, mis oleks see klubi näiteks, kuhu sa läheksid mängima Premium liigas või näiteks Eesti liigas, kui sulle pakkumine tehakse? Ei oska niimoodi midagi välja tuua? Ma ei oska niimoodi jah midagi välja tuua, et see on väga keeruline öelda, et eks peab olema mingi asjade kokkulangemine, et ma sisimas ise nagu arvasin, et Paide, ma ise sooviks, et Paide jääks mu viimaseks koduklubiks, et selles mõttes, aga elu ei tea kunagi ette, et mis toob, et kui ma näiteks järgmine aasta tahan veel edasi mängida ja näiteks Paidega ei õnnestu kokkuleppele jõuda, siis võib-olla peab midagi muud välja mõtlema, aga ma ise tunnen, et jah, et Paides ma sooviks lõpetada ja Paidega kuni lõpuni välja, et. Aga see ongi ilus võtta saade kokku, tänada, et sa oled siia minu podcasti tulnud ja lõpetuseks, et see mul kuidagi kripeldama jääb, pean küsima veel ühe küsimuse. Kumb on parem podcaster, kas Kris Murro või su vend Tõnn Luts Sokkernetist? Jah, et võib-olla teid on raske veel võrrelda, et sina alustad alles, aga ta on juba võib-olla juba algust teinud, et eks ma kaldun rohkem oma venna poole, et ikkagi enda vend ja teeb oma asja hästi, et aga sul on materjali olemas, et ka tema kõrvale pürgida, et edu ja. Aga suurimad tänud sulle, Siimu, et sa nõustusid minu podcasti tulema ja peatse kohtumiseni ja juba järgmisel Paide linna meeskonna mängul kindlasti näeme. Tänud. Ja aitäh ka teile, kallid vaatajad, peatse kohtumiseni ja jääme ootama, kes on meie järgmine saatekülaline. Jalgpalli podcast Kris küsib.